äkki tagandada siis. Kallid kuulajad, vaatajad, muusikasõbrad ja kõik teised ka. Meie oleme siin Margusega praegu, et tutvustada teile 6. aprilli. Meil toimub siin Laura kontsert. Ja mõtlesimegi Margusega, et arutame sellest, toome teieni natukene näiteid, küsimusi. Ja Laura ise on hetkel kosmoses, tõenäoliselt planeedil 581C ja vahendab sealt meile oma vastuseid, nii et me saame Laura kohta küll täna ka üht-teist teada, minu suu läbi. Ja ma küsikski näiteks, et mida sina arvad, et kuidas ta kõike seda jõuab? Mulle ühes kohas, teises kohas kõiki neid kontserti läbi anda. Ma arvan, et see on tänu kostüümidele. Selline ekstravagantne kostüüm, mis sulle meeldib, võib-olla mis tekitab teistes siukest tähelepanu, teistes imetlust, et see annab sulle nii tohutult palju jõudu, et sa võid tänu ühele heale kostüümile ka magamatult nädal aega rahulikult ringi käia. Laulda, teha kõike seda, et kuidas muidu on see seletatav, et ta tõesti on Tallinn Music Weekil, siis kohe Jazzkaarel, jõuab anda rida kontserti, minu meelest on tal 6-7 kontserti päevas. Niimoodi lausega. Ega see on tõsi küll, sellepärast, et mulle meeldib ka vahest neid kostüüme kanda ja igast värve panna ja ma tunnen ennast rohkem energilisemalt ja see on täitsa. Mina ka mul näitab NASA särk, millega nüüd tänu sellele NASA särgile, tänu selle Ameerika lipule, kotkale olen ma võimeline siis treppidest minema üles väga kiiresti, samas päeva lõpuks ei väsi üldse ära, tukastati 1 tund, võib-olla ööpäeva jooksul sellest piisab tõesti. Kostüümid ei tasu ära alahinnata. Mis sa, Margus, arvad, milliseid nippe Laura kasutab puhkusega aja maha võtmiseks? Kohe ütlen, Laura tantsib. Ja mitte ainult neid, mida meie oleme näinud, vaid tal on ka väga palju muid erinevaid salatantse, mida ta oskab. Võib-olla me näeme seda aasta pärast või niimoodi, et praegu on ta tulnud avalikkuse ette mõne üksiku tantsugist, et kui tema vaadata tema liikumist, esinemist ajal, siis see on küllalt ebamaine. Selles suhtes küll, jah, mida jälgida. Mis sa arvad, kas planeet 581C on päriselt ka olemas? Kindlasti, ma arvan, et ongi praegu seal. Ja. Või ma tean, sest ta lehvitab meile. Jah. Päevavalges ei ole muidugi näha, eks ole, aga õhtul, kui hästi vaadata, siis me näeme. Ma mõtlen selle peale, et Laura esimene kontsert, kui nüüd tuletada meelde huvitavat, kas sa mäletad, mis oli ta esimene kontsert? Tema oli siis 5-aastane ja ta esines oma suguvuse kokkutulekul. Tema esimene selline, kus ta teadvustas ennast kui esineja, kus ta sai imetluse osaliseks, aplausi ja pärast seda ta hakkas järgmised 5 aastat nii-öelda ta veel ei uskunud päris endasse, ta käis aeg-ajalt, laulis, aga see pidev positiivne tagasiside innustas teda niivõrd, et nüüd ta on üks tunnustatumaid artiste meis. Kindlasti tal oli, selles lapsepõlves oli ka keegi eeskuju, staar, kes innustas. Anne Veski. Kõigil nagu nii oli Anne Veski, minul ka. Jah, sellepärast, et selle järgi me kõik otsustamegi, et kelleks me tahame saada. Ma just täna vaatasin ühte kosmose saadet, kus oli intervjuu kosmonaudiga ja seal lapsed küsisid küsimusi otse, kui ta oli kosmoses. Päris lahe oli vaadata ja küsisidki, et kuidas tuli sul see mõte hakata kosmonaudiks. Ja ta ütles, et need 2 inimest, kes olid esimest korda kuu peal, ta nägi neid ja siis ta vaatas, et ta tahab saada kosmosesse või vähemalt kosmoseraketiga tegeleda. Eeskujud on väga tähtsad. Eeskujud on väga tähtsad, jah. Ja ma küsin siit ka mõned küsimused, mis Laurat inspireerib olema nii produktiivne? Ma arvan, et unenäod, et ta näeb väga selgeid, väga värvikaid unenägusid.
või unefilme ja siis sealt ammutabki kogu oma selle inspiratsioonist, et laulmise ajal ta justkui viibikski seal oma unenägude maailmas. Ma arvan, et see on see. Jah, unenäod on huvitavad asjad selles mõttes. See on hoopis teine. See on järgmise saate teema. See järgmise saate teema, jah. Mis võib olla tema kõige ekstreemsem kontsert? Laura, mis oli sinu kõige ekstreemsem? See on siis, kui ta esines sõduritele kuskil missioonile ta lendas. Mis see nüüd täpselt on, ma ei kuule, aga igal juhul see oli selline sõjakoldes umbes esinemine. No jah, seal on sõdurid, sõda ja siuksed asjad, see on loomulikult väga ekstreemne. Ma mõtlen seda, et millest ta oma lauldes mõtleb. Ma arvan, et ta mõtlebki sellest, mida ta laulab, aga ta laulab tihtipeale sellistest justkui nägemuslikest asjadest, ebamaistest asjadest, et ta justkui aeg-ajalt käib ära. Et ta laulabki nendest, kas või unenägudest, ta rändab kuskile kaugele ja siis ta jutustab meile neid lugusid. No jah, lood räägivad ju planeetidest ja pühakutest ja kõik siuksest. Aga mis võib tema enda lemmiklugu olla? Seda ta ei ole siiamaani avaldanud, ma arvan, et tal ei olegi ühte lemmiklugu, vaid et tema ise ongi tema lemmiklugu. Tema hääl on tema lemmiklugu ja ükskõik, mis sealt siis tuleb. No kahta on, oma laule peab armastama selles suhtes, et muidu ei ole nagu... Muidu ei armasta teised seda, kui sulle endale see ei meeldi. See on väga lahe, jah. Ja nüüd ongi meil 6. aprill, see on nüüd siis see laupäev. 6. aprillil sel laupäeval tulge vaatama ja kuulama. Suur Laura kontsert. Suur Laura kontsert. Ja mina olen Miguel ja minu kõrval istub Margus. Laura istub veel planeetil 581C, aga varsti on ta siin. Ja, nii et kohtume laupäeval. Bye. See on see. Nii, intervjuu on meil tehtud. Kõik Lauri Leemoga. Jaa. Soendus on tehtud.